Kuu on Eesti traditsiooni järgi hingede kuu. Meil oleks põhjust sel kuul meenutada ka neid tohutuid inimkaotusi, mis Eesti rahvas pidi kandma vahetult enne teist maailmasõda ja teise maailmasõja ajal. Keda tuntumatest Eesti inimestest võiks hingede kuul meenutada? Kahtlemata väga paljusid. Ma tooksin ühe poliitikamehe, keda mina kuidagi mulle tundub eriti sümpaatsena ja vapra inimesena. See oli endine peaminister ja riigivanem Strandman. Ta oli tööerakondlane. Tema oli nendest Eesti riigivanematest või presidentidest või ükskõik mis nimetuse all nad olid tegutsenud ainukene, keda mindi kinni võtma ja ta ei andnud ennast vaenlase kätte. Keda veel? Ma tahaksin nimetada väga paljusid Eesti ohvitsere, keda okupatsioonivõim tagakiusas, hukkas. Eesti ohvitseridest ma tahaksin mainida, et Norilski vangilaagris lasti seal maha üks andekamaid Eesti kindraleid. Vaieldamatult üks kõige andekamaid, mis meil oli 3. diviisia Tallinna garnisoni ülem, kindralmajor Herbert Brede. Suurtükiväe inspektor Kauleriga toimetati samuti. Siis ma tahaksin alla kriipsutada veel ühte meest, väga vaprat ja julget. See oli lennuväemajor Andreesen, kes oli vaenlase ülekuulamisel väga julge ja vapralt vastas. Muidugi veel üks ma tahaksin mainida, tema pilt on meil siin ka olemas. See oli Vabadussõja sangar, soomusrongide divisjoni ülem, kolonel Karl Parts. Tõsi, vabariigi lõpuaastatel ta enam armees ei olnud. Ta elas oma talus Tabivere jaama ligidal, mitte kaugel Tartust. Ta vangistati juba 1940. aasta sügisel, oli Tartu vanglas, pärast on teada, et Tallinnas ja siit ta kadus muidugi Sarmaatia avarustele. Tema kõrval istub heledapäiline noor mees, see on tema poeg, kes 1941. aastal juba sõja ajal juulikuu algul seal samas Tabivere ligidal okupatsiooniarmee poolt kinni võeti ja seal metsikult mõrvati. Ta laip leiti piinamise jälgedega. Teisel küljel on ta abikaasa, kes jäi ellu, aga ma ei tea kahjuks, mis temast sai pärast sõda. Sellel pildil on kujutatud Eesti sõjaväe kolonelleitnant Karl Soo, kes oli viimane Kaitseliidu Tartumaa maleva pealik. Mõningatel andmetel vangistati ta okupantide poolt juba 20. juunil 1940. See on siis enne veel, kui nõnda nimetatud 40. aasta revolutsioon alata jõudis. See mees on Eesti sõjaväe kolonel Karl Tallo, Vabadussõja sangar, Vabadussõjas 6. jalaväepolgu komandöör, pärast sõda pikka aega soomusrongide diviisi ja brigaadi komandöör, mitmete suurtükiväe allüksuste ja üksuste komandöör. Vangistati 40. aasta sügisel Pärnus ja kadus teadmatusse. Eesti armee kolonel Koch, kes oli ka muidugi Vabadussõjas noorem ohvitserina. Pärast oli ta suurtükiväelane ja oli ka diviisi staabiülem, kadus samuti 1940-41. aastal teadmatusse. Me võiksime tuua siin muidugi veel kümneid teisigi nimesid, aga paljud nimed muidugi rahvale palju enam ei ütle midagi, ei teata. Muide Eesti ohvitseridest nii palju. Neid üldse kaadriohvitsere oli Eesti sõjaväes ümmarguselt 1500 meest. Nendest aastal 40-41 vaenulik võim arreteeris praeguni teadaolevatel andmetel 391 meest. See on tohutu arv, see on tublisti üle veerandi. Nendest 391 jõudsid pärast 1956. aastat tagasi elusalt ainult 34. Üldse Vene okupatsioonivõimude tegevuse tagajärjel aastast 1940 ümmarguselt aastani 1953
see on siis Jossif Hirmsa surmani, hukkus eestlasi nende süü läbi 67 kuni 70 000 inimest. Nende hulka on arvestatud mehed, ohvitserid, naised, sülelapsed, vanakesed, haiged, kõik. Muide, 67 000-st 14 kuni 15 000 hukkusid relv käes, ausat surma. Teised surid vangilaagrites, küüditamistel, rongides või hukatutena. Aga kaotused on muidugi ja kannatused on palju suuremad. Tähendab, Nõukogude võim 40. aastal, 41. aastal ja sõjajärgsel ajal kiusas ju meid taga. Neid inimesi võeti kinni, küüditati, viidi vangilaagritesse, kus muidugi paljud surid, kuid tulid ka tagasi. Kui neid arvesse võtta, siis on kogu kaotused 200 000 või isegi natukene rohkem. Aga kui me arvestame veel ühte väga olulist asja, nimelt seda, et igal hukkunul või igal kannatunul oli ju pereliikmeid, kes jäid veel siia, siis need inimesed kannatasid samuti. Lapsed või naine aeti töölt minema, neid ei lubatud õppima ülikooli ega tehnikumitesse ega mujale. Need ka kannatasid ja järelikult, kui neid arvesse võtta, üle poole Eesti rahvast kannatas Vene okupatsioonivõimude tegevuse tõttu. Tähendab, niisugune tohutu suur arv, kui võrrelda seda, mida Saksa okupatsioonivõimud ja nende pooldajad Eestis toime panid, siis see arv oli 10 korda väiksem, 6 kuni 7 korda, peaaegu ümmarguselt 10 korda väiksem. Nii et siis on ka arusaadav Eesti rahva suhtumine Vene okupatsioonivõimu ja tema esindajatesse siin Eestis.